päevast kõigile. Mis tähendab kriitilised toormed? Vaatame korraks ringi. Teil on kõigil need kas käes, keha küljes või isegi keha sees. Nüüd vaatame pinnast natukene kaugemale. Et mõtleme kõlaritest, litiumi akudest, EV-autosid ja nii edasi. Me tahaksime arvata, et me elame esimene sajandist et see on digiajastu või infoajastu või isegi biotehnoloogia ajastu. Aga kui me võtame ära tarkvara, koodi ja nii edasi, me joome palju vanema tõeni. Me tegelikult elame kiviajas. Et me lihtsalt kaevandame maapinnast erinevaid kive ja ainult tänase päevani, et nad on rauast või tulekivist kordadest keerukamad ja meie elujäämiseks kriitilisemad kui kunagi varem. Täna räägime just kriitilisest toormest. Euroopa Liit defineerib materjali kriitilisena, kui selle tarnega kasneb suur risk ja see on majanduslikult väga oluline. Me räägime umbes 30 elemendist, nagu litium, kolbot, tantaal, niobium, gallium, grafiit ja nii edasi. Ja need teevad rohe- ja digipöörde võimalikuks. Aga täna siin me keskendame nendele elementidele, milles on Eestis kompetents ja või maavara. Siin ongi dilemma. Me püüame ehitada efektiivsemat ja mugavamat tulevikku, kuid tarneahel, millal see tugeneb, on hetkel väga riskantne. Ja asi on selles, et nende ressursside geograafia on ebaühtlane. Meil on tekkinud tootmise ja kompetentsi kondumine. Mõnel juhul kontrollib üks riik ühe kindla elemendi töötlemisest ligi 90%. See pole ainult majandusprobleem. See on geopoliitiline, keskkonnaaline ja sotsiaalne väljakutse, mis puudutab kõike alates inimõigusest kuni riikliku julgeolekuni. Enne kui arutleme hakkama, tahaksin laaduda selles 5 samba peale, mis on minu emakeeles the 5 P's, ehk 5 P'd, mis kõlab eesti keeles ka päris toredasti. Ma mõtlesin, et Sirli naerab selle peale. Esimene, poliitika versus kiirus, ehk policy versus pace. Valitsused võtavad vastu ajaloolise seadusandlikke akte. Euroopas näiteks kriitiliste toorainete määrus. Nad on loodud just tarnekindlust suurendama. Aga poliitika on aeglane. Nõudlus ega kiireneb. Ka seadusandlus suudab sammu pidada energiapööde tempoga. See on esimene. Teine, esmane versus teisene, ehk primary versus secondary. See on kaevandamise versus ringlus võtmine. Kas kaevame maas rohkem auke, et rahuldada vahetut nõudlus või suuname ressurssid linna kaevandamisse ehk urban mining. Elektroonikajäätmedest ja vanadest akudest materjali taaskasutamisest näiteks. Peame tegema mõlemat, aga kapitali paigutamine on praegu kaalutatud.
kuidas tasakaalustada kaevandamise keskkonnakulu, ringluse võttu energiakuluga. 3. hind versus põhimõte ehk price versus principle. Siin on moraalne imperatiiv. Rohepöördet ei saa ehitada arengumaade ekspluateerimisele. Ja loomulikult, kui ma teen mingisugused vead eesti keeles, palun, ei pea karjuma, mis see õigesti on, aga ütle seda oma peas, et tegelikult see on niimoodi. Aga palun. Odavate toorainete tagaajamine on ajaliselt viinud tööjõud kuritarvitamise ja keskkonnakahjudeni. Kuidas luua tarneahel, mis pole mitte ainult puhas, vaid ka õiglane. 4. loa andmine versus tootmine ehk permit versus production. Isegi kui leiame maardla, kulub läänemaailmas kaevanduse käivitamiseks keskmiselt 10–15 aastat. Me vajame kaevandusi, aga vajame ka seda, et kohalikud kogukonnad ütleksid jah, et kuidas kiirendada ajakava ilma keskkonnakaitset ohverdamata. Ja viimane, partnerlus versus protektsionism ehk partnership versus protectionism. Kas lahendame selle kriisi ehitades müüre või ehitades sildu tootjariikidega? Tõenäoliselt peetub vastus võit partnerluses, aga nüüd ma laseks, et tegelikult ma tutvustan ennast ise. Mina olen David. Ma olen selles valdkonnas töötanud juba 27 aastat. Alustasin seda just siin Eestis, Ida-Virumaal, sellises firmas nagu Silmet. Alguses ma ei teadnud vahet lantaanid ja kuulast mitte midagi. Õppisin, sest siin Eestis oli täpselt ja on just see haruldaste muldmetallide kompetents. Ja mõned väga toredad inimesed Ida-Virumaal on õpetanud seda mulle. Ja ma tegelen edasi sellega, aga mitte Eestis. Ma olen ehitanud ühe haruldaste muldmetallide tehas just Norras viimane 7 aastat. Ja järgmine. Tere õhtust, mina olen Tiit Kaasik. Olen Eesti Geoloogiateenistuses maavarade osakonna juhataja. Sellel positsioonil olen olnud umbes 7 aastat nüüd, aga siis maavarade valdkonnas erinevatel positsioonidel nüüd juba kokku umbes 20 aastat. Ja miks ma nagu siis siin paneelis olen, siis põhjus on selles, et tegelikult Eesti Geoloogiateenistuses siis minu osakonnas on ka riiklikud kriitiliste toormete uuringuprojektid, millega siis ma tegelen. Tere ka minu poolt, et mina olen Kalle Kirsimäe. Olen Tartu Ülikooli geoloogia mineraloogia professor, on niisugune ametlik nimetus ja tagatipuks olen ma veel ka Eesti Teaduste Akadeemia liige. Ma jäin nagu mõttes arvutama, et kaua ma olen selles valdkonnas tiirelnud. Ma alustasin oma geoloogiaõpinguid aastal 1985. Kui siit mõned sunnitud aastad eemal viibimist kõrvale jätta, siis teeb sellest enam kui 30 aastat teadlikku geoloogia õppimist ja uurimist ning kriitiliste toormetega ütleme nii, et selline tõsine kokkupuude kriitiliste toormetega, täpsemalt öeldes haruldaste muldmetallidega tuleb kuskil 20 aasta tagusest perioodist, enamasti akadeemiline huvi ehk siis teada saamise rõõm.
aga mida aeg edasi, seda tegelikult kaalukamaks on muutunud ressursi küsimused, kriitiliste toormete ressursi küsimused, nii primaarne ehk siis see, mida sa maa seest välja kaevad, kui ka sekundaarne ehk siis see, mida me saaksime kuskilt juba kasutuses olevatest kätte saada. Ja tervist ka minu poolt, et olen Kennet Kopamees, väliskaubanduspoliitika osakonna direktor Välisministeeriumis. Kolleegid on siin aastakümneid tegelenud selle teemaga, mina ei ole. Aktiivselt olen kaubanduspoliitikaga tegelenud 6 aastat, kriitiliste toormete, välispoliitilise osaga natukene vähem, aasta pool ütleme, ehk siis võite ise arvata, millega see aasta pool enam-vähem kokku läheb. Et kogu see kriitiliste toormete temaatika tegelikult on meie osakonnas, ütleme jah, 1-2 aastat olnud aktiivselt tegutsemise all, et kõik see, mis puudutab just geopoliitilisi arenguid ja mis puudutab enamjaolt Ameerika Ühendriikide uut kaubanduspoliitikat ja eriti, mis puudutab Hiina väliskaubanduspoliitikat. Aitäh. Ja esimene küsimus on see, et aga muidu korraldaja palus, et ma paluks kõigile, et jooge hästi palju vett, et muidu te satute siin medipunktis ja peavaluga. Aga mina ütlen seda, et sellepärast, et hästi palju selle teema on päris kuiv, et te võiksite natukene vett ka peale juua. Nii et välja arvatud need 30+ elemendid, mida Euroopa Liit ja nii edasi on olnud, et on kriitilised toormed. Kuidas teie defineerite seda? Mis on teie jaoks kriitiline toorme? Tiit? Ma ütleks niimoodi, et mul mingid personaalsed kriitilisi toormed ei ole, nii et paraku ma olen nendega ikkagi tööalaselt väga otseselt seotud ja kuna oleme osa Euroopa Liidust, siis igapäevaselt mina lähtun just sellest Euroopa Liidu nimekirjast loomulikult. Aga teistpidi loomulikult võib rääkida ka laiemast definitsioonist ja kriitilised toormed igal ajal hetkel riigi või mingisuguse ettevõtte jaoks on need, mida tal on hädasti vaja ja mille siis puhul esineb mingisugune tarnerisk, no tegelikult põhimõtteliselt samamoodi defineeritud ka Euroopa Liidu kriitilised toormed. Ma võtan siit nagu üle, et ega see kriitilisus, et me peame talle aru andma, et see on ajas muutuv, et see, kuidas me seda defineerime, selle nii-öelda kriitiliste toormete, seal tegelikult on 2 erinevat nimekirja, kui me räägime Euroopa Liidust, et nad on olemas strateegilised ja on olemas kriitilised, nad küll kattuvad, aga siis on öelda tähtsad ja veel tähtsamad. Ja selle kriitilisuse hindamiseks on tegelikult väga, väga selge maatriks, väga selged valemid, milles väga suurt rõhku pannakse ennekõike just sellele nii-öelda tarneriskidele. Aga nagu öeldud, me peame nagu mõtlema sellele, et see on kiiresti, tegelikult need ongi kiiresti muutuvad, jällegi ma ei räägi geoloogilist ajalost, aga ka lihtsalt meie nii-öelda ühel aastal on võib-olla rõhk, kriitilisuse rõhk kuskil ühe koha peal, siis teise koha peal ja see sõltub väga, väga palju tegelikult, kuna see on seotud majanduse ja tegelikult majanduse nagu juurstruktuuridega, siis tegelikult on see poliitiline küsimus, et ma olen seda mitmel korral öelnud ja ka kirjutanud, et parafraseerides Mark Twaini, et kuuldused maavarade lõppemisest on liialdatud, see tegelikult on niiviisi, aga küsimus on selles, et kelle käes nad on ja isegi võib-olla mitte see ei ole täna see kõige kriitilisem koht, et kelle käes nad on, vaid see, kellel on tootmis, ennekõike rikastamis ja rafineerimis, puhastamise, rikastamise see võimekus, et see on täna palju kriitilisem küsimus. Aga jah, et öelda, et mis on nüüd kriitilisem või mis mitte, see sõltub jälle igaühe nii-öelda vaatenurgast, et kus kohast ta parajasti on, mis tööstusega tegemist on. Et mingi Eesti metallitööstus mõeldes
mis sellele, et kasutab näiteks mingit eriterast, näiteks kas mingit roostevaba terast, tema jaoks on see kriitiline toor. Selle kättesaadavus ja sellel maailmaturult. Aga ehk siis siin on väga erinevad tasandid, et ma usun, et see, millest meie siin täna räägime, on ennekõikegi suurte nii-öelda konsortsiumite, riikide ühenduste nagu temaatika, see defineerib selle kriitilisuse. Ja ennekõike majandussuhted, kättesaadavus. Jah, ega Välisministeeriumil ka mingisugust eraldi nimekirja ei ole, et me lähtume ikka Euroopa Liidu nimekirjadest, kuigi me vaatame ka, mis teevad ameeriklased, mis teevad hiinlased ja nii edasi. Igal ühel omad nimekirjad, et need ei kattu tegelikult, kellele jaoks on strateegiliselt mõned materjalid tähtsamad või toormed siis. Aga jah, kolleegidega täitsa nõus, et iga toore, mis on raskesti kättesaadav, iseenesest võiks ju olla ka kriitiline. Et see oleneb muidugi sellest, mida ettevõtted defineerivad kriitiliseks ja mida riigid defineerivad kriitiliseks, mis on raskesti kättesaadav ja teine asi see, et on ju riik, kes omab ja kes on endale üles ehitanud väga suure võimekuse, kes tänu siis sellele oma kaubanduspoliitikat ja välispoliitikat teatud suundades arendab, et kui me räägime Hiinas siin näiteks, et nende jaoks on võib-olla midagi muud kriitilisem kui ameeriklastele või siis ka meile Euroopas siin. Ja Kalle, sul oli midagi. Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida, et näiteks on niisugune element nagu berüllium, mille tootmise, kaevandamise ja tootmise, sest need on väga erinevad asjad tegelikult. Et üks asi see kaevand, teine sa pead kuidagi selle metalliselt kätte saama. Ja see on üle 90% on Ameerika Ühendriikide käes. Ja see ei ole probleem. Euroopa vaates, ütleme niiviisi, et see, me ei tunneta nagu see oleks meie jaoks mingisugune ületamatu küsimus, sellepärast et tegemist on demokraatliku riigiga, millega vaatamata kõikidele nendele virvendustele, mis siin käivad enam-vähem 4-aastase tsükliga, et on siiski tegelikult püsivalt stabiilsed head suhted. Aga nüüd, kui me paneme sellesse teistsuguse kontekstile, defineerime kriitilisust, kujutagem korraks, mängigem mõttega, et Hiina, rahvademokraatlik vabariik, kelle käes on väga palju ressursse ja väga palju tootmisvõimsust, on ka tõeliselt rahvademokraatlik ja demokraatlik riik selles läänelikus mõistes, siis tegelikult neid küsimusi, millest meil ei oleks nagu mitte millestki rääkida. Normaalsed kaubandussuhted, loomulikult protektsionism, oma tööstuseerid ja asjad lahendatud. Ja, no selles mõttes teil on õigus, et Hiinas mängis väga pikk mäng näiteks haruldaste muldmetallidega. Ja täna räägimegi just, kus on Eestis neid kompetentsia või maavara. Ja Eestis on, enne rääkisime siin, et Eestis fosforiidis ja isegi põlevkivi see ahel, polkoks, on selline gruppelemendid nagu lantaniidid ehk haruldaste muldmetallid. See on ühe grupp 15 erinevad elemendid, mida me kõik kasutame iga päev ja ei saa sellest üldse aru. See on ühe kompetents, mis Eestis on, et just nende elementide äratamine ja väärtustamine. Ja teine kompetents, mis Eestis on teine gruppi nagu haruldaste metallid ehk tantal ja niobium. Kuidas need lahutada ja kuidas need väärtustada, need elemendid. Ja ma just tahangi küsida, et kui me mõtleme 2001 kuni 2014 väljaspoolt Hiinas. Mitu tehased töötasid haruldaste muldmetallide lahutamise peale? Kas keegi saab pakkuda? Jaak? Üks. Eestis.
me olimegi ainukene maailmas väljaspoolt Hiinas, kes tegeles sellega. Ja tegelikult kõik oli fine, kõik oli väga hästi. Hiinlased ütlesid, et saate kõik seeria, mida te tahate, Presidium, no problem. Aga mõnikord nad panid natukene hinnad juurde, kui nad eksporteerisid seda ja nad ütlesid, et tead mis, me pidime seda tegema, et mitte eksportina nii palju. Aga kui te kolite oma tehas siin Hiinas, saate kõik lantani, mida te tahate ja odavam ja me ehitame seda, mida te tahtsite Ameerikas või Euroopas ehitada. Me teeme seda ka, aga odavam. Nii et see oli väga hea pikk mäng, mida Hiina tegi see tool ajal. Ja, aga Eestis ikkagi, eestlased ikkagi kangekaelased, ei, me ei pane tehas kinni, et me töötame edasi ja nii edasi. Nii et kuidagi see aitas meid. Kenneth, kui me mõtleme täna geopoliitiliselt, mis toimub just see täpselt see valdkonnas haruldaste muldmetallides ja Hiinaga, mis on muutunud? Muutunud on see, et hiinlased on väga teadlikult ja oskuslikult hakanud oma poliitikat kaubandusvaldkonnas muutma. Et kui me vaatame, mis on aasta ja poole jooksul üldse geopoliitikas toimunud, siis pärast Ameerika uue administratsiooni võimule tulekut on ka nende kaubanduspoliitika muutunud väga, ütleme siis, enesekindlamaks, teistsugusemaks, ja kindlasti ka agressiivsemaks Hiina suunas. Et see agressiivsus on väljendanud erinevate tollimaksude kehtestamises Hiina erinevatele tootegruppidele, millele siis on Hiina omakorda pidanud reageerima või pidanud vajalikuks reageerima. Enamjaolt erinevate eksportkontrollrežiimide näol siis. Ja nad on väga teadlikud sellest, et kuidas haavata lääst, kuidas teha täpselt nii palju valu, et neid tollimakse mitte kehtestada, sest et ega Hiina huvides on see, et me teeksime nendega kaupa. Et nemad on ju omakorda ka meie turust sõltuvad, et see sõltuvus ei ole ainult ühepoolne tegelikult. Et rikas lääne turg, neil on vaja seda, aga nad oskavad seda nuppu nii palju täpselt õigel määral keerata, seda väliskaubanduspoliitilist nuppu, et oma teatud välispoliitilisi ja kaubanduspoliitilisi siis eesmärke täita. Et nende huvides loomulikult on see, et oleks võimalikult vähe tollimakse, et oleks võimalikult palju vaba kaubandust läänega ja et lääs ei seda kaubanduslikku poolt, seda vana WTO maailma kaubandusorganisatsiooni süsteemi, et seda väga ei politiseeritakse. Aga loomulikult ameeriklased näevad, et see on osa poliitikast ja tegelikult see ongi osa poliitikast. Kaubanduspoliitika on ka oma olemuslikult ka seotud julgeolekupoliitikaga niimoodi, et see kõik on üks tükk sellest suurest puslest nii-öelda. Ja mida hiinlased on siis teinud, on see, et nad on kehtestanud teatud eksportkontrollirežiimid või on siis ähvardanud nendega ja just nende haruldaste muldmetallide ja kriitiliste toormete valdkonnas üleüldiselt. Et kui lääs neid toormeid kätte ei saa, siis me ei saa ka ju ehitada kõiki neid toredaid seadmeid ja asju, mis meil ka igapäevaselt kasutame. Et see on muutus, mis on toimunud. Ja eks nad on siit on läbi käinud, et nagu sa ise ka ütlesid, et nad on seda võimekust ehitanud aastakümneid väga teadlikult. Lääs ei ole seda maha maganud, aga mida on tehtud, lihtsalt võib-olla liiga palju pabereid kirjutatud Euroopa Liidus sellel teemal, et mida peaks tegema ja liiga vähe on tehtud. Aga nüüd, ma ütleks aasta poole jooksul, mina olen näinud, et mingisugune muudatus on ikkagi toimunud positiivses suunas. Et liigutatakse ennast ja see on just tänu sellele Hiina survele tegelikult. Ja korraks ma mõtlesin, et äkki kõik siin selle allal ei saa aru see esimene väljendi, mida ma rääkisin, et meil on kõik haruldaste muldmetallid nagu käes või küljes või isegi sees. Et ma annaks teile 30 sekundit ülevaade, kus teil on need haruldaste muldmetallid praegu käes. Võtke oma telefon näiteks. Kui teil on telefon on vaikne peale
ja see väike vibratsioon, mis käib seal sees, see on tegelikult, see on üliväike neodüüm baasil mootor, mis on, ütleme nii, et see on tavaliselt, kui sul on selline mootor, mis vibreerib, see tähendab, et see on absoluutselt vale, aga see ongi just selle jaoks tehtud, et see vibreeriks. See on üks koht. See on neodüüm. Siis on klaas, mis siin ees on. Mõned meist siin on piisavalt vana, et me mäletame need esimesed tarktelefonid, mis tulid välja, et isegi kui sa vaatasid seda valesti, see läks katki. Aga ma mäletan, et kuskil 2005 ma tegin koostöö ühe firma nagu 3M-iga, kus nad töötasid välja selline asi nagu Gorilla Glass. Ja nad panid lantaani klaasi sees, et see tugevnevaks seda. Et nüüd see klaas saab kukkuda, et iga kord ei lähe katki näiteks. Või kes sõitis siin, kes sõitis elektriautoga siia? Mitte keegi. Üks. Tubli. Kes sõitis tavaline bensiini või diislimootoriga? No ega te ei pääse need muldmetallidest ka oma... Ega keegi ei ole auto, mis sa peaksid niimoodi tegema, et aken läheb alla või üles. Mõned teid olete nii noored, te isegi ei tea, et sellised asjad olid kunagi. Kõik need mootorid, mis on teie autos, on just tehtud haruldaste muldmetallide baasil, et säästa kaalus. Sest auto ei tohi väga raske olla. Ja teine asi, et eriti kui täna näiteks päike paistab, sõidate ilusti tee peale, päike läheb läbi klaas. Kuidas on nii, et käed ära ei põle kohe klaasist? Sest nad panevad seerium klaasi sees, mis lõikab see UV välja, et UV ei tuleks nii kõvasti läbi klaas. Need on väiksed asjad. No, pluss teie katalüsaator, mis seal see läheb läbi, see soits läheb läbi, et seal sees see katalüsaator on tseeriumi baasil ja selle peale nad pritsivad siis need kuld ja platinum ja nii edasi. Et tseerium on selline omandus, et saab hästi suur pinnaalus teha nende partiklitega. Nii et me isegi tootsime siin Eestis, toodavad isegi veel. Selline asi, kus on 1 gramm, on 100 meetrit pindale suurus. Nii et päris vahva asi. Nii et me kõik teame nüüd, mis on haruldast muldmetallid, kus nad on meie elus ja nii edasi. Me saame edasi rääkida. Jah? Okei. Siis on tore. Räägime natukene kompetentsis. Kas ülikoolis täna näiteks õpetaks ma ei tea, keemia või mis iganes seoses kriitilised toormed? Et see on, eks see sõltub jälle, et milliste erialade ja milliste vaadetega tegemist on. Et mina õpetan Tartu Ülikoolis geoloogiat ja haruldased muldmetallid on ühte või teistpidi, selle geoloogia pool on ühte või teistpidi ikkagi teemaks ja selle üheks väga selgeks väljundiks on tegelikult see, et ma üritasin siia sõites hakata peast kokku lugema, et mingi viimase 5-10 aasta jooksul, kui palju tudengite uurimistöid on seotud haruldaste muldmetallidega, mul läks järg sassi. Sest see on hästi populaarne teema, ütleme populaarne on õigest teema, õige sõna kasutada, aga kuna see on nagu olnud ja üha teravamalt tõusev küsimus nii-öelda globaalses plaanis ja kuna haruldased muldmetallid võimaldavad teha ka sellist analüüsi, ütleme, et kasutada neid selleks, et teada saada kunagi see mineviku keskkonna tingimusi näiteks on võimalik seesama tseerium, millest sa rääkisid, et tseeriumi
käitumine räägib meile sellest, kas oli hapnik või ei olnud hapnik. Ehk siis kuna ta on need on oluline rühm elemente, siis tegelikult sellele pööratakse geoloogia hariduses täna päris palju tähelepanu, et ma võin kinnitada, et sellel ajal, kui mina õppisin sellist eriala õppeainet nagu on geokeemia, ehk siis see on tegelikult siis maas leiduvate elementide keemia, et jah, kindlasti meile räägiti midagi nendest, aga mitte nii palju, kui seda täna tehakse. See on asja üks pool. Ehk siis see selline nagu geoloogia haridus, mis täna on tegelikult haruldased muldmetallid on üsna lahutamatud sellest. Nüüd teine küsimus on seotud juba valdkonnaga, mis ei ole päris minu kompetentsi väli, aga noh, väga üldises plaanis töötades koos ka keemikutega, siis haruldased muldmetallid sellises keemiahariduses on ka täna üsna kõrgendatud tähelepanu all. Mida ma tegelikult päris hästi ei tea, aga ma refereerin teiste inimeste, teiste kolleegide arvamust, et meil on täna pigem lünk keemiainseneride koolitamise osas, mis siis oleks just seotud selliste kriitiliste toormete tootmise nii-öelda selle valdkonnaga. Aga ma arvan, et siin on ka üks selline, et seda ei saa võtta päris nüüd mustvalgena, vaid alati on küsimus selles, et ülikoolid küll väga aeglaselt, aga reageerivad tegelikult nõudlusele. Et kuskil on nõudmine, et meil on vaja selle valdkonna spetsialiste ja siis see üliaeglased ülikooli nii-öelda laevad siis pööravad selles suunas. Ja tegelikult, et kui me räägime sellisest nagu vajadusest, et nende keemiainseneride vajadusest selles valdkonnas siin ja praegu Eestis, ma ei räägi maailma kontekstis, siis te võite kohe panna auditooriumist või minu kõrvalt karjuma, aga tegelikult nende inimeste vajadus on väga väike. See on tegelikult väike tööstus. Et jah, et täna eksisteerib kompetents, sõna otseses mõttes on pensioneerumas, ära kaadumas, aga me ei räägi sadadest inimestest. Me tegelikult räägime kümnetest inimestest sellest vajadusest. Et selle tuleb nagu aru anda, et see selline hariduse poole peal on sellist, et eraldi näiteks luua, ma kujutan ette, et eraldi luua haruldaste muldmetallide tööstustehnoloogia õppekava näiteks. Et see ei ole ratsionaalne. Aga spetsialiseerumise võimalused ja koostöö ettevõtetega. Ehk siis, kus kohas ettevõtted, tähtis on anda baasharidus ja ma olen seda väga palju kordi öelnud. Üks inimene, keda ma loen ma õpetajaks, pööras Norras Oslo ülikoolis geoteaduste laeva. Nafta oli leitud. Ja nad küsisid naftafirmade käest, et mida me peame õpetama. Ja see on üks asi, mida mina pean ka meeles kogu aeg. Ja ta ütles, et naftafirmad ütles, et teate, õpetage neile baas. Füüsika, matemaatika, keemia, geoteadused nii palju, kui on baasina on vaja. Eriala spetsiifilise asja õpetame meie. Te ei jõua meiega kaasas käia. Ja tegelikult see on üks võtme nii-öelda seisukoht peaks olema, aga tegelikult see, kui me vaatame Eesti kõrgharidusmaastikku, seda spetsialiseerumist ja seda tööstust, mis täna eksisteerib ja mis võiks tegelikult kasvama hakata, on tegelikult töötada koos ettevõtetega, luua baas, väga hea baas, haridus ja siis see spetsialiseerumine teha juba koostöös ettevõtetega, juba ettevõtted praktikad näiteks, väga tähtis koht. Ja praktika on absoluutselt vaja. Et see on see nagu vaade, mismoodi mina seda praegu näen. Aga siis, kui meil on tööstus olemas, meil on võib-olla koostöö haridusega olemas, eriti neile, kes ei olnud siin enne sessioonis, et kuidas meil maavaraga on, kas see ka toetab kriitilised toormed? Et kas
kas Eestis leidub kriitilisi toormeid maavarana, on see küsimus, on ju. Et tegelikult meil siin hommikupooles oli 2 sessiooni, kus räägiti fosforiidist ja fosforiit on ka kriitiline toore Euroopa Liidu nimekirjas. Ja fosforiidi sees siis need haruldased muldmetallid samuti. Aga ja siis fosforiit loomulikult on Eestis maavarana arvel ja selleks on ka välja eraldatud maardlad, et see on selline kõige konkreetsem asi selles vaates. Aga lisaks meil loomulikult on erinevaid teisi ressursse, mille siis potentsiaal võib-olla on pisut lahtisem. Et näiteks meil on olnud juttu sellest, et meil leidub ka hulgaliselt suhteliselt kõrge magneesiumi sisaldusega tolokivi, et ka magneesiumi iseenesest on kriitiline toore. Ja siis üks selline võib-olla kõige suurem ja huvitavam teema on meie kristalline aluskord. Ehk siis need kivimid, mis asuvad meie settekivimite all, aga siis Soomes, Rootsis on nad maa peal. Et nendest kivimitest meil on teada väga palju erinevate kriitiliste toormete ilminguid. Küll ühtegi maardlat praeguseks välja eraldatud ei ole, kaevandamist ei toimu. Aga tulenevalt sellest, et need kivimid ja geoloogia on seotud Lõuna-Soome ja Lõuna-Rootsiga, siis potentsiaal on kindlasti olemas. Ja siis tegelikult nüüd kõige suurem võimalus midagi uut avastada ongi nendes kivimites ja selle nimel ma leian, et tulekski tööd teha, mida siis ka geoloogiateenistus teeb. Et praegu on siis meil vastu võetud selline dokument nagu Eesti riiklik kriitiliste toormete uuringuprogramm ja selle fookus ongi kristallisel aluskorral ja sellest kriitiliste toormete otsimisel. Ja selle programmi siis peamine ellu viia ongi Eesti geoloogiateenistus. Et muuhulgas seal telgis meil on ka natukene sellest ülevaadet ja on kaasa võetud üks südamik sellega seoses. Et siis ühesõnaga meil on teadaolevat potentsiaali ja meil on ka selliseid võimalusi, millega peaks edasi tegelema. Ja loomulikult mul läks ka enne meelest ära, et öelda, et kui kellegi on mingi arvamus, küsimus, kommentaar, mis iganes, siis palun vaata, et oi, no näe. Jaak, sul oli juba arvamus, küsimus. Ahah. No näe, ma juba hirmutasin 2 ära, et ei, te ei pea ka arvamus avaldada, et te võite lihtsalt kuulata. Nii et Eestis muldmetallid on fosforiidis. Aga nagu, ma ei tea, mina olen küll selle raporti lugenud. Kes on siin raporti lugenud? No, 3-4. No näe, isegi veel. Et need on vähe. Ja noh, seal ei arvata, et nad on vähe. Et kui Eestis on, nüüd ma ei mäleta täpselt see number, kas oli 300 ppm või 700 ppm kokku? Et see Rakvere maardla puhul on umbes 300 ppm, aga tegelikult siis Toolses ja Aseris on natuke suurem kontsentratsioon, okay. 400 umbes. No ütleme alla 1000 ppm, et see on 0,01%. 0,1% on 1000 ppm, on ju? Kas mu matemaatika on õige? Sorry, ma käisin koolis Ameerikas, me seal matemaatika ei õpi. Nii et 0,1% on ütleme haruldaste muldmetallid siis. Et, ja kui me vaatame teised kaevanduses maailmas, no näiteks see, mis on avatud Ameerikas, seal on keskmine on 8 ja 9% haruldaste muldmetallid lihtsalt mula sees. Nii et päris suur vahe, et kas sa pead miljon tonnit läbi töötama, et mingi summa saada või 10 miljonit tonni. Et jah, nii et aga fosfor on ka väga, väga tähtis. Et mida saab fosforiga teha? No, saab happe, Anja. Mis veel? Ma võtan siis esimesena sõna. Et no tegelikult on niimoodi, et ju fosfori peamine kasutusala on ikkagi fosforväetised. Et see on umbes 80% kogu fosforiturust tegelikult.
aga sealt edasi tegelikult läheb see kasutusalad valik juba väga kirjuks, et seda kasutatakse päris palju näiteks loomasööda lisandina toiduainete tööstuses, keemiatööstuses, muuhulgas siin varem vist käis ka läbi siis. Sorry, muidu Coca-Colal on fosforihappe ka sees on ju? No näe. Kohe ehitame uus Coca-Cola tehas Eestis just meie fosforiidi peale. Puhta Eesti fosforhappega Coca-Cola. ja loomulikult jah, need kasutusalasid veel, et siin varem oli juttu ka, et on liitium raudfosfaatakud, kus on siis seda fosforit mingil määral sees ja nii edasi, et kasutusalad on laiad. Jah. Tegelikult, et see kriitiliste toormed, et me oleme siin hästi palju haruldasest muldmetallidest rääkinud, aga ma ikka, et tegelikult ja see ring on ikka palju laiem. Haruldased muldmetallid on kahtlemata üks drastilisemaid näiteid, aga ma jäin nagu mõttesse, et see fosfori näide ja Eesti fosforiidi temaatika, et kas ta siis tasub kaevandada või ei tasu kaevandada, jättes kõrvale need haruldased muldmetallid. Et see on tegelikult üks hea näide kahest nagu, ütleme nii, et ta on väga spetsiifiliselt seotud ikkagi sellise välispoliitilise olukorraga ja poliitilise stabiilsusega, et ma ei tea, mida siin, ma kahjuks ei jõudnud siia algusesse, tänase päeva algusesse, kui fosforiidist räägiti ja kui palju seal teemaks oli, aga et see Eesti fosforiit on ressurss, ta on täiesti olemas, ta ei kao mitte kuskile, vähemalt mitte niipea. Ja tegelikult tema see kaevandamise tasuvus, et see kõik ripub ära sellest, et mis juhtub Euroopa põhilises fosforiidi varaallikas ehk siis Põhja-Aafrikas, et sinnamaani kuni poliitiliselt Põhja-Aafrika ja enne kõike Maroko, et ma ei tea, kas Lääne-Saharat tohib nimetada siin selles kontekstis, et see on vaidlusalane territoorium. Et sinnamaani kuni Maroko kuningriik seisab ja püsib, tõenäoliselt ei tekigi seda agent, et poliitilises mõttes, et Eesti fosforiiti kaevandama hakata, aga jällegi, et kui me mängime lihtsalt mõtetega, ma just mõtlesin selle peale, et kui juba arvamust avaldada, et siis võiks ju mängida igasuguste metsikute mõtetega, aga kui näiteks Araabia kevad hakkab korduma Põhja-Aafrikas, enne kõike Marokos, siis tegelikult muutub väga kiiresti, põhimõtteliselt järgmisel päeval muutub akuutseks tegelikult fosforiidivarude leidmine mujalt teistest regioonidest ja ma võin teile kinnitada, et see pole sugugi enam nii lihtne ülesanne siis. Nii et siin on hästi palju selliseid kiiresti muutuvaid tegureid ja kui üldse vaadata suuremat seda kriitiliste toormete pilti, siis see, millest siin just enne oli juttu, et Euroopas on kogu aeg räägitud, väga vähe tehtud, et need on need kriitilised momendid ja me peame olema tegelikult Eesti riigina, Euroopana tegelikult valmis sellisteks olukordadeks, need stsenaariumid peaksid olema kõik läbi mängitud ja ma ei näe, et seda tegelikult tehtaks. Aga siin ongi see esimene B, ütleme nii, et see poliitika versus kiirus. Et täna, kui me vaatame, et geopoliitiline olukord ongi selline, et on muutunud väga kiiresti need kriitilised toormed, et kui kriitilised nad on. Alates oktoobrist eelmisel aastal täitsa kripsu peale sellised elemendid, mis saab kasutada militaarsed alused, et nad lihtsalt ei saa Hiinast välja enam. Sellised nagu gadolinium, yttrium, neodymium, praseodymium, kõik, sa ei saa need Hiinast üldse välja enam, kui nad teavad, et see võib minna militaarsesse kasutusele.
et Kenneth, mis sa arvad, et kas Eesti riik jõuaks järgi, kui näiteks me leiaksime kuskil põlevkivi kaevus suur hulk muldmetallid ja et oleks vaja need välja kaevandada, kas riik jõuaks selle järgi? Ma arvan küll, aga ma võib-olla lihtsalt selle fosforiidi kontekstis mul tuli see mõte pähe, et see väetiste teema on ka tegelikult kriitiline, et see on ka omamoodi veidral kombel saanud välispoliitika ja isegi ütleks julgeoleku ja toidujulgeoleku eriti poliitika osaks. Eriti selle nüüd Lähis-Ida sõja ja kriisi tagajärjel, kui seal see Hormuzi väinas on ju need suur osa maailma väetistest ja kõikidest toormetest, mis on seotud põllumajandusega, ka liikusid läbi selle ja kohe oli näha, et tegelikult ka Euroopas tekkis väetiste osas ju puudujääk. Ja nüüd, kui me räägime eriti veel Venemaa on ju sõjast Ukraina vastu ja pärast seda toimunud nii-öelda nagu väetiste puudusest ja eriti Valgevene kontekstis, kes on nagu meeletult suur väetiste tootja, millest ka väga paljud Euroopa põllumajandustootjad ka olid omamoodi ka sõltuvuses. Et see väetiste teema on oluline üleüldiselt Euroopa ju põllumajandusele, et me Euroopa Liidu eelarvest suurem osa ongi põllumajandustoetused tegelikult. Ja. Väga suur osa ja põllumajandus on see, mis on A ja O tegelikult, et kui me ei suuda ise kasvatada toitu, siis me oleme sõltuvad kellestki teisest ja me ei saa olla kellestki teisest sõltuvad. Euroopas on väga kallis toota toitu, et selle tõttu ka need toetused, aga see on võib-olla teema, aga see väetiste teema, et Hiinas samamoodi, et see on muutumas aina olulisemaks ja see fosforiit just tulebki selles kontekstis ka siin mängu, et me ei tea, mis toimub on ju Marokoga, me ei tea, mis toimub Lääne-Sahara ja nii edasi, et need arengud Põhja-Aafrikas, et see võib muutuda väga kiiresti geopoliitiline olukord ja reageerida on vaja kiiresti. Ja reageerida ei saa niimoodi, et Eesti üksinda reageerib, vaid meil on vaja reageerida Euroopa Liiduna selles kontekstis. Sest meil on ühtne turg, meil on siseturg, meil on vaja, et kaitsta mitte ainult Eesti põllumeest, naist, keda iganes, meil on vaja kaitsta kogu Euroopa Liidu põllumajandust tegelikult. Et siin tuleb see poliitiline kontekst väga, väga ruttu kiiresti sisse tegelikult. Ja. Siin on ka selline küsimus, et väetis on mitte ainult fosfor. Seal on ka laamastik, tavaliselt on ka laamastik ja kaalium ka erinevad suhtes. Et kust nemad tulevad siis? Et laamastik, las ma fantaseerin siin natukene. Laamastik näiteks on loomajäätmetest või biomassidest saame võtta sealt. Siin on see primary versus secondary, et kas taas kasutame, et esialgus me paneme väetis põllule, toidume nii inimese kui loomad ja siis nende väljaheited tekivad laamastikbaasil gaasid ja nii edasi. Et kas ei ole mõtet siis need kokku korjama ja uuesti kasutada? Kas see, jumaluks seest, see ongi see praktika, mida me oleme siin kogu aeg teinud. Et ise küsimus on see, et mis regulatsioonid täna on see nii-öelda siis inimtegevuse jäätmetest, aga ega see lämmastik väga lihtne, et võtsid sõõmu õhku ja 70% on sul seal lämmastiku, küsimus lihtsalt sellest, palju sul energiat on. Et mis see maksma läheb, et maagaasist on palju lihtsam täna tegelikult. Need asju tihti peale sünteest, aga ja see on alati hinna küsimus, aga üldiselt lämmastikväetised ei ole nagu suures plaanis
ei ole tegelikult nagu päris, ütleme niiviisi, et sa paned sinna rohkem energiat sisse sellesse tootmisest, ta läheb sul rohkem kallimaks, aga sul ta olemas, aga fosforiga on tõesti kurvad lood, et sul ei ole seda mitte kuskilt võtta. Kuigi ka fosfori puhul on tegelikult taaskäitlus väga oluline teema praegu ja see, kas ta nüüd päästab maailma, aga kindlasti leevendab seda olukorda, aga noh, siin oli juttu näiteks Valgevenest, et teine selline oluline toitaine kaalium, et see oli Valgevene üks suur tõmbenumber, või tõmbenumber on vale sõna öelda, aga kaaliumväetiste tootjana. Nii et see ja noh, kaaliumit ei loeta meil kuidagi moodi kriitiliseks toormeks, et see sõltub jällegi vaatenurgast, et kus sa oled. Siis ma küsiksin selline mitte mugav küsimus, et kas meil on need kriitilised toormed tegelikult vaja on? Kas me ei saaks lihtsalt ilma nendeta elada? Tiit, mis sa arvad? Loomulikult saaks. Et kriitilised toormed, nagu siin varem oli jutt, on ajas muutunud kogu aeg, et mis on kriitiline. Et praegu me oleme siin väga palju rääkinud haruldaselt muldmetallidest, loomulikult see list on väga palju pikem ja selle märksa tavalisemaid asju kui haruldaselt muldmetallid. Aga kusjuures fosfor tegelikult on keeruline, aga päris ilma paljude nende kriitiliste toormeteta on võimalik elada, lihtsalt küsimus on selles, et millest me loobume sellisel juhul. Ja teine teema on see, et alati on ka meil see valik, et me ei pea kõiki ise tootma, võime alati sisse osta, aga mis see siis tähendab, et tegelikult raha läheb Eestist kogu aeg välja, kui me kõike sisse ostame. Et siin need valikukohad just ongi. Et siis mina ütleks seda, et me põhimõtteliselt saame elada ilma nende kriitiliste toormeteta. See elu oleks väga teistsugune kui see, mis meil praegu ümberringi on, oleks väga palju lihtsam võib-olla selles mõttes, et mingit tehnoloogiat väga ei oleks. Aga see teoreetiliselt on võimalik. Ja siis teine pool on see, et kui me ise ei tooda neid kriitilisi toormed, ei töötle neid, siis hetkel on neid põhimõtteliselt võimalik sisse osta, aga siis see tähendab teistpidi mis see meie majandusele tähendab, et see väga kasulik ei ole just. Aga rahva küsimus siis, kes oleks nõus ilma kriitiliste toormeta elada? Jah? Ilma telefonita ja ilma prilliteta, sest nad lähevad isegi prillid sees tänase päeva. No prillid saab, aga nad on need väga paksud ja sobib. Selge. Ei saa ilma. Tiit juba tegelikult viskas selle õhku, et ilma fosforit ikka ei saa, et ma võin siin öelda, et kui selle fosfor sinust välja võtta, siis ei jää sind ennast ka alles, et skelett on ehitatud sellest samast apatiidist, aga suures plaanis loomulikult, et ma lihtsalt lasin oma mõttest läbi kriitilisi toormeid, lihtsalt teades neid nimekirjasid, et ega nad on kõik nii-öelda kõrgtehnoloogilised elemendid ja see on valikute loobumiste küsimus, et me lihtsalt oleme selles spiraalis, selles nii-öelda tehnoloogilise arengu maailm, meie tsivilisatsioonina, ma jumalaks ei räägi Eestist, Euroopast, vaid lihtsalt puhtalt tsivilisatsioonina me oleme liikumas kogu aeg selle nii-öelda tehnoloogilises spiraalis, kogu aeg lootuses, et tulevad uued tehnoloogiad ja me oleme väga tehnoloogia usku, et tulevad uued tehnoloogiad, teevad meie elu paremaks, kergemaks, ma ei tea, lihtsamaks, ma ei tea, et näiteks, et mõeldes kasvava nutisõltuvuse peale, et mina olen nii vana inimene, et tulen sellest nutiajastu eelsest perioodist ja ma lihtsalt ühel eluperioodil lihtsalt neelasin raamatuid tänapäeval uhkusega. Noored lapsed räägivad, ma lugesin ühe raamatu, eks ju, et jällegi millest me ilma jääme, aga samas jälle ei saa seda absolutiseerida, sellepärast, et see on see taust, eks ju, kus kohast mina tulen, aga see maailm
see, mis on sinu sõrmede vahel, me ekspluateerime liiga palju seda nutitelefoni kätte, aga mõelge selle maailma peale, kui maailm on palju rohkem lahti. Muidugi see on ka see põhjus, miks pärast ma ei saa absoluutselt aru sellest lastel nutiseadmete keelamisest, mis on täiesti, kas võib ka halvasti öelda, lollus. Ma tudengite käest küsisin, nad ütlesid, poole minutiga ma lähen kõikidest piirangutest mööda ära, et miks seda. Ehk siis jah, et saab küll hakkama ilma. Noh, välja arvatud, sõna otsa mõttes on tõesti näiteks fosfor ja seal on veel paar asja, milleta tõesti ei saa hakkama. Lihtsalt füsioloogiliselt ei saa hakkama. Aga kõik see, mis on seotud nende vidinatega, nimetame neid üldiselt vidinatega, et ei saab küll, aga kas me tahame? See on omaette küsimus. Muideks tehnoloogilisest keerukusest rääkides, mul tuli korra sinu sissejuhatuse peale tuli meelde, et siin sellest kambast, ma ei räägi mitte teist, üldse kogu selle välja pealt ei leia mitte ühtegi inimest, kes suudaks valmistada kiviaegse oda otsa. Rääkides tehnoloogilisest keerukusest, et see on väga keeruline. Ma olen proovinud asja teha arheoloogidega koos, see oli umbes 2 miljonit aastat tagasi, 3 miljonit aastat tagasi tegid nad sellist, mida mina sain, millega mina hakkama sain. Nii et see on ka omaette tehnoloogia. Aga siis ma küsiksin niimoodi, et siin on see 3. P, et hind versus põhimõte. Sa oled juba mitu korda maininud, et võtame Marokost, võtame siit ja sealt ja tegelikult kui keegi on otsinud Hiina kaevandused ja või keemiline ümbertöötlemine, igasugused need kriitilised toormed ja või on vaatanud artisanal, kuidas eesti keeles on artisanal? Käsitsi tehtud kaevandused, näiteks Kesk-Afrikas ja nii edasi, et miks nad niimoodi tehtud on? Odav, on ju? Et küsimus ongi see, et kas me oleme nõus rohkem maksta sellest, et saada see sama mugav ja efektiivne elu, sest tegelikult see ongi, see tagajärg ongi selline, et see kaevandamine ise käsitsi seal esialgus ei ole väga efektiivne. See on väga kuulukas keskkonnale. Vett nad kasutavad seda ainult üks kord. Ma isegi ei räägi, et kas nad on seal vabatahtlikud või mitte. Ma ei tea, mina kasvasin farmides, ma küll vabatahtlikult ei käinud iga hommikul laudas tööd tegema, aga see sellest. Et küsimus ongi see, et kas me oleme nõus rohkem maksta sellest. Sest isegi kui me vaatame, see sama fosforiidi tulemused on praegu, kuidas see lõpuks oli, et ei olnud majanduslikult ärotada need erinevad asjad täna majanduslikult ei olnud. Ja just, et ei siis fosforit ennast ei olnud majanduslikult tasu eralda tegelikult siis haruldase muldmetalli fosforiidist. Nii et aga kui maailmas mujalt ei saa seda kätte ja see hind kerkib palju kõrgemi aga me ikkagi tahame need samad mugavused ja efektiivsus täna, siis kas me oleme nõus rohkem maksta isegi afrikanlastele, et nemad kaevandavad kui täna? Mina võin muidugi rääkida kohe loo selle kohal. Okei. Ma olen seda lugu rääkinud, siin on palju inimesi, kes teavad seda, et see on üks aastaid tagasi oli Kuku raadios üks saade, mul nagu ei ole hästi meeles enam, aga et mis saade see oli ja seal karjatas üks
ka tänane roheaktivist lause, et aga arenenud maades ju ei kaevandata. Ja ma lihtsalt tükk aega ja mul läks tükk aega aru saamaks, et mida siis nüüd öeldi ja vastus on see, et just arenenud maadest tulebki kaevandada, sellepärast, et me teeme siis seda vastutustundlikult, keskkonnasäästlikult, parimal võimalikul kombel. Et see on tegelikult see küsimus, mis küsisid, et jah, siis me peamegi niiviisi maksma. Et noh, see on üks vana tõde, mis kipub nendes aruteludes kõigil meelest ära minema, et jättes maniakaalsed ja lihtsalt inimesed, kellest on kahju, kes lihtsalt käituvadki niiviisi, aga mitte keegi ei raiu metsas ühtegi puud lihtsalt lõbu pärast. Valdavalt, absoluutses valduse enamus. Mitte keegi ei kaeva, ei kruusa liiva, haruldase muldmetalle, nendega lõpetades lihtsalt lõbu pärast. Et kellelgi on seda vaja, keegi on nõus selle eest maksma, aga tehkem siis seda siis niiviisi, et see on ka tehtud, ütleme siis lihtsa sõna, korralikult. Et ta on nagu kõiki kahju nagu nii tehakse, et ilma keskkonnakahjuta ei saa, aga me oleme seda leevendanud, me oleme teinud seda parimal võimalikul kombel. Nii et jah, vastus ongi see, et tulebki maksta. Aga see on üks Eesti rahva vanasõna, et millega ma tahan lõpetada, on see, et ei ole sama katla, et ühe servas ei saa paksemat suppi keeta. Ja võt see on see küsimus, et jah. Aga siin on siis kaks aspektid. Esimene on tavaliselt need kriitilised toormed lähevad nii vähe lõpptoodangu sees, et isegi selle hinna kahekordistamine eriti ei mõju see lõpptoodangu hind, ütleme nii, isegi kui sa vaatad fosfor. See fosfor läheb nii vähe seal maa peale, et see lõpptoodang, mis tuleb sealt, see on väga, väga väike osa selle lõpphinnast. Aga kas siis ei oleks mõtet jälle need taaskasutusel võtma isegi kui on kallim? Sest ütleme nii, et elektriauto, kes sõitis elektriautoga, ma ei mäleta, teie. Kas teie, mis firma märkis see on? Renault, okei, väga tubli. Teil on siis haruldaste muldmetallid mootor seal sees. Tesla oli nii tark, et ükskord Elon Musk ütles, et ei, me enam haruldaste muldmetallid ei pane seal sees, et liiga kallis on ja nii edasi, siis palju tarkpead tulid kokku ja arutasime, et isegi kui see haruldaste muldmetallid hind oleks 2 korda kõrgem selles autos, mis see teeb selle auto hinnale? Kas keegi tahab pakkuda? Ma paneme, kas on rohkem kui $500 auto? Vähem. Kas on üle $200? Tegelikult see oli umbes $58. Ja mees tahtis kõik välja võtta, et kuna see on nii liiga kallis. Aga need tulemused, mida kriitilised toormed annavad oma toodangutele, on nii tähtsad, sellepärast, et nad ongi kriitilised, et ilma nendeta on väga raske selle lõpptulemust ikkagi kätte saada. Nii et, aga näiteks kui me räägime välisministeeriumi mõttes, kas kuidas see, et Eestis on kompetents kriitilised toormetega, kas see aitab meid kuidagi poliitiliselt või teistele, et kui me läheme
suured riigidega läbi rääkida, kas näiteks magnetidest. Kas see aitab meid? Ja, see aitab, siin on 2 suunda, ma ütleks, et üks on see poliitiline suund ja teine on see suund, mida me siis saame oma ettevõtete jaoks praktiliselt ära teha. Ehk siis see on nii-öelda majanduslik suund. Et see poliitiline suund, see on see valdkond, millega me võib-olla meie kõige rohkem kokku puutume, on see, et tegelikult see Eestis olev kompetents just võib-olla mitte nii väga selles osas, mis meil maapõues on, vaid kuidas me seda edasi töötleme. Ehk siis see töötlemiskompetents, see infrastruktuur, mis meil siin on ja see lõpptoote osas, need magnetid, mida siis Neos toodetakse. Et see kompetents, see infrastruktuur tegelikult nii-öelda ostab meile koha koos teiste suurte riikidega laua taha. Ja Eesti väike riigina meil on oluline olla seal laua taga. See on see valdkond, mis aitab meil nii-öelda uksest sisse saada, sest et muidu me ei räägiks Ameerika Ühendriigid meiega sellel teemal niimoodi. Ei räägiks jaapanlased, ei räägiks austraallased, ladinaameeriklased, näiteks me avame saatkonna Brasiilias nüüd ja kriitilised toormed on ka üks teema, millega me brasiillastega näiteks räägime. Et see aitab meil lihtsalt välispoliitilisest ja kui veel kaugemale mõelda ka julgeolekupoliitikat tegelikult tugevdada Eestis. See aitab meid Eestit kaitsta lõppkokkuvõttes. Kõik see julgeolekupoliitika tuleb muidugi kokku erinevatest pusletükkidest, aga see on üks valdkond, mis tegelikult aitab seda teha. Ja seetõttu me oleme ka võtnud selle üheks prioriteetseks teemaks näiteks, mille osas me räägime ameeriklastega. Et me oleme liitunud nende poolt algatatud algatusega, mis tegeleb just kriitiliste toormete. Muidugi neid algatusi kõiki, need on mitmeid ja neid presenteeritakse kui algatusi, mis tegelikult peaksid aitama ettevõtteid praktiliselt. Aga tihtilugu need on tegelikult poliitilised, ehk siis seal on see majanduslik komponent loomulikult olemas, aga tähtsam võib-olla meie ministeeriumi jaoks on see poliitiline osapool just, et me oleksime laua taga ja me saaksime nii-öelda suurtega rääkida väike riigina. Kas mina võin ka küsimusi küsida? Aga palun. Ei, ma just, et mis on tõsi, et pisikene Eesti on selles valdkonnas kriitiliste toormete, eriti haruliste muldmetallidega on maailma kaardil. Pisikene tõesti Eesti. Aga see peaks siis seda tähendama, et kui meil on täna nüüd ja praegu veel on meil see unikaalne positsioon, et puhtalt ka riiklikul tasandil, valitsuse tasandil mitte ainult selle aupaiste valguses istuda Ühendriikidega laua taga, vaid ka reaalselt tegelikult siis tagant tõugata ja aidata tegelikult seda tööstust, et selge Neo magnetite tehas sai toetust sellest skeemist, mis tegelikult õiglase ülemineku fondi rahastust, aga tegelikult see köömes, see on väga väikene raha see vist, et siin tegelikult tuleks kohe süsteemselt, sest haruliste muldmetallide käitlemises, et mida kes me natukene selle kokku puutunud oleme, me väga hästi teame, et seal on väga palju asju kinni seadusandluses, sest nende toormete käitlemine on paraku seotud teatud tehnoloogiliste ja keskkonnariskidega, et siis tegelikult on see pall on suuresti tegelikult ikkagi valitsuse või ütleme nii-öelda riigi kätes, kes veel korra, et kuna teised kõik jooksevad järgi ja üritavad sama asja ehitada ja nagu ja meist kiiresti ka mööda minna, et siis tegelikult seda positsiooni hoida ja kuidagi tagant tõugata selle valdkonna arengut just ennekõike töötlemist, sest isegi küsimus on veel korra, on täna kahesugused pooled, kahesugused küsimused, aga see rafineerimine või selle nii-öelda lõpptoote
valmistamine, see on see raskuspunkt, et haruldase muldmetallide nii-öelda toorme küsimust, jah, ma tean, et Hiina kontrollib hästi palju, aga tegelikult raskuspunkt on ikkagi selles töötlemises, selle õige puhtusastmisega lõpp-produkti valmistamises. Selleks, et need sealt eraldada, et üks asi, mida, ma jällegi, et siin väga paljud tunnevad seda asja, et sellest 15 on meil tegelikult 4 vaja. Nüüd on 4-5. Ei, come on now. Kuule, oota. Ma toon ühe lihtsa näite, et Lantaan. Kas keegi teab, kus Lantaan on kasutusel? Kas keegi teab, kui palju maksab kilo 99% puhtusega metalli Lantaani? Mis te arvate? Nüüd hakkab see arvamusfestival. Ja nüüd hakkab arvamusfestival. Ja, David, mis maksis eelmisel aastal 1 kilogramm 99% puhtusega, tegelikult 99,5% puhtusega metallilist Lantaani. Oksiid maksis umbes 75 senti kilo, aga ilma selleta sa ei saa autokütust teha. Ei, kõik õige. Katalüsaatorid, ma väga hästi tean kui Lantaani, aga ma lihtsalt, mis maksab, lähed siin Paides poodi osta, ma ei tea, kilo juustu? No, odavalt saada, võib-olla saad 6 euriga saad kilo kätte. Kui palju tööd, mitte üks paha sõna Järvamaa põllumeeste suunas, aga kui palju tööd on vaja, kui palju energiat, paneme mõõdame energiast, kui palju energiat tuleb panna selleks, et saada 1 kilogramm puhast Lantaani. See on mõõtmatult palju rohkem. Ta ei maksa mitte midagi. Tootmine hind Lantaani juures, ütleme Eestis, on umbes $8 kilo, läheb maksma. Aga Lantaan on umbes 24% voluumist. See tähendab, et see kaotad umbes $6 kilo, iga kilo Lantaani, mille peale sa toodad. Maksad peale. Aga see tähtsus on ikkagi täitsa olemas. Muidugi. Aga mis juhtub? Muldmetallid on ühe kompleks tooraine. See on 15 elemendid. See tähendab, et kui juustutootja saab vähe, see tähendab, et piimatootja peab rohkem nagu maksma. Täpselt sama muldmetallidega. Lantaan maksab vähe, 75 senti, aga neodüüm ja presidium maksab $125 kilo. Et nad subsideerivad seda. Sul on 4 elemendid, mis toovad umbes 92% selle käibest. Nii-öelda. Aga näiteks ilma erbiumita ei saa radari jaam teha. Ilma euterbiumita ei saa erdi laaserit teha, mis lõikavad sisendid ja nii edasi. Nii et nad on kõik tähtsad. Aga jah, selles mõttes on erinevad väljud. Aga ma ei saanud su küsimust. Ei, ma tahtsin küsida, või tähendab, ma nagu jõudsin sinnamaani, et kui me täna oleme Eestis, kui Eesti on täna maailmas tõesti unikaalses positsioonis, ja me oleme nagu laua taga, siis vaadata seda võidujooksu, mis maailmas käib, et kui lihtsalt eraettevõtete initsiatiivist hakkab nagu väheks jääma selleks, et see valdkond Eestis oma positsiooni säilitaks, mitte Eestis, vaid maailmas oma positsiooni säilitaks ja ka edasi liiguks. Tiidul on vastus. Ma võtaksin esimesena, et alustaks seda vastamist. Et jah, õige, et siiamaani tegelikult see väga süstemaatiline pole olnud, aga tegelikult nüüd selle aasta esimeses pooles on valmis saanud näiteks siis tööstuse teekaart, mis on siis osa siis kliimakindla majanduse teekaartidest. Ja sellest teekaardis väga oluline ja suur osa ongi just kriitiliste toormete väärtusahelate ehitamisega seoses, et kus ongi siis süstemaatiliselt kirjeldatud, kuidas seda tegema peaks. Muulgas peaks selle aasta jooksul siis valmima ka selline tegevuskava MKM-il ja Kliimaministeeriumil. Ma ei oska öelda, mis seisus see praegu on, aga nii see kirja on pandud. Ja siis Eesti Geoloogiateenistus omalt poolt Kliimaministeeriumi tellimusel on ka
kokku pannud sellise dokumendi nagu kriitiliste toormete teekaardi alusanalüüs. Et sellega saad ilmselt kursis. Et seal on siis ka ülevaade sellest, et mis meil on ja millised oleks meie tulevikuvõimalused. Et see on tegelikult ka meil praegu Geoloogiafondis avalikult kättesaadav. Et nüüd põhimõtteliselt on pall siis jällegi Kliimaministeeriumi käes, et kuidas sellega edasi minnakse, aga sisuliselt nagu sellised strateegiad on koostamisel. Aga jah, küsimus on nüüd selles, et kuidas ja kui edukalt nüüd ellu hakatakse viima. Jah, ma olen kõigega nõus ja tegelikult ongi rahast puudu. Raha oleks vaja juurde sinna valdkonda. Et ehitada üles kogu see ökosüsteem veel paremini, veel efektiivsemalt, et see käiks ajaga kaasas kogu aeg ja nii edasi. Et aga no ma enne mainisin, et meil on see 2 suunda, et meil on see poliitiline suund ja meil see majanduslik suund, et me aitame ettevõtteid muidugi oma murede ja kõigega, mis neil vaja on. Siin ma ei tea, võib tuua näiteks tooraine vajadus saamine ettevõtetele, ma ei tea, Brasiiliast või Jaapanist või Austraaliast või kus iganes, et sellega me tegeleme ka konkreetsete siis ettevõtete muredega, kui on see seotud kuidagi nii-öelda kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liitu siis. Et see, mis puudutab Euroopa Liitu, et see on nagu suht rohkem siseturu küsimus. Aga üleüldiselt jah, see valdkond vajaks rohkem raha ja mis on positiivne on see, et mulle endale vähemalt tundub, et see on saamas rohkem poliitilist tähelepanu. Et see on ka oluline, et me räägime nagu täna praegu nendel teemadel näiteks siin välispoliitilises kontekstis ka, et see tähelepanu aitab, ma arvan. Küsimusi on tekkinud? Märkus? Oot, Jaak saab natukene liigutust ka teha. Tulen korraks nende mahtude volüümide juurde, et tõesti, et haruldaste muldmetallidel on need nii tonni mõttes kui ka rahalises mõttes, et need mahud on suht väikesed maailma mastaabis, aga see, nagu sa David õigesti ütlesid, et need triljonid, mis jäävad ilma selleta tulemata, tähendab, kuhu nad peavad minema, need haruldased muldmetallid, et see on nüüd oluline. Aga lihtsalt üks märkus, et ka vask on kriitiline toore ja kui sa paned see vasekaabli kuskil mere alla, siis seal on see vase hulk mõõtmatult suurem kui näiteks mingi haruldase muldmetalli osakaal kuskil autos. Et lihtsalt need suhted on erinevatel metallidel erinevad, et kuhu nad lähevad, et see on lihtsalt tahtsin veel midagi mõelda, aga praegu läks lappama. Lanteniidid on lihtsalt nagu haetud iga poole, et nad ei ole suures kontsentratsioonis kuskil. Just, tahtsin veel midagi öelda, aga läks meelest ära. Et kui meelde tuleb, siis kirjutan. Ma ma vahepealt ütlen, et tegelikult me oleme täna olukorras, kus kohas kaevandatav vasemaak, mida täna kaevandab, selle vasesisaldus on juba jääb haruldastele muldmetallidele alla. Lihtsalt tehnoloogilises mõttes on seal, sa jätad selle 100 korda rafineerimistsüklit, jätad lihtsalt vahele, saad selle ühe tsükliga selle vase kätte. Aga täna on fakt on see, et alla protsendi see vasesisaldusega maaki kaevandatakse. Ja see on tegelikult 0,4 on täna juba sükene, juba täiesti töödeldav asi. Nii et me oleme üks olukorras. Selge. Veel küsimusi? Et me oleme kõik nii ilusti ära selgitanud, et küsimused pole, jah. No siis võtame asjad kokku siis, et alustame Genetiga. Mida riik saab teha, et Eesti kriitilised toormed võimalused saaksid lahendada ja suurendada? No igasuguseid asju, palju asju saaks teha tegelikult, kui fantaseerida. Kui oleks väga palju raha, siis saaks väga toredaid asju teha. Et saaks ehitada üles suure ökosüsteemi Virumaale, kus juba on ettevõtted olemas, kus on sadam olemas, kus on kõik infrastruktuur tegelikult juba olemas, et saaks veelgi laiendada seda ja me saaksime tegelikult Eestist sellise
isegi mitte Euroopa, vaid võib-olla isegi globaalses tähenduses kriitiliste toormete keskuseks siis kujundada, aga jällegi, et siin on tegelikult ressurss see, mis mängib olulist rolli, et praegu, mis me teeme, mis me suudame teha, meie näiteks oma väikese 6-liikmelise meeskonnaga kaubandusosakonnas, et nii palju me teeme, kui me saame teha. Aidata ettevõtteid, kui neil on oma mured ja siis teha, rääkida ja teha Eesti suuremaks selles valdkonnas, et nii palju meil ressurssi on, aga alati oleks tore, kui seda oleks veel. Kalle? Jah. Kas hariduses saab midagi rohkem teha? Ja, hariduses saab alati rohkem teha, et ega midagi teha ei ole, teadmistes on jõud ja mina tegelikult mõeldes tänase nagu selle diskussiooni alguse juurde, kus väga hästi mitmel korral oli juttu sellest, et kuidas aastakümneid on Hiina kavakindlalt tegutsenud, et kes oli see tark, kes selle tollel hetkel nii-öelda välja mõtles ja see visionäär, kes nägi, et teate, see muutub tähtsaks. Ja ma tõesti tahaks teada. Ehk siis teadmiste kasv, mitmekülgsete teadmiste kasv, et see viib lõpuks sihile ja ma arvan, et ülikoolide roll selles ongi, vaadates nagu oma seda poolt, et ongi see, et anda võimalikult hea baasharidus, mida siis saab kujundada ja lükata juba ettevõtete ja uurimise otsingu-uuringu organisatsioonide täpsemalt öelda sihtides või nendes suundades, et see on see asi ja pidage meeles, et see drastiline asi, et mis tuleb meeles pidada, et kui me otsime taga neid kriitilisi toormeid, näiteks kas siin Eestis, et mis on garanteeritud, on see, et me ei leia mitte midagi. See on garanteeritud. Et see suhe vist on 1001 on vist 1000 nagu projektist, otsingu-uuringu projektist üks võib-olla jõuab kusagile. Ja see on üks asi, mis meil kipub mitte ainult poliitikutel, mitte ainult majandusinimestel, vaid mul on ka vaheltunne, et meil see endal nagu läheb meelest ära, et tegelikult selleks, et see tera üles leida, on vaja teha hirmus palju tööd ja väga palju tühjalt nokkida. Ja see on okei. Et see ei ole mitte nii, et iga kord nii kui puuri maa, siis sa lõid kohe midagi leidsid. Selge. Tiit? Ma esmalt oleks vähem pessimistlik kui Kalle sel teemal, et ma ikka usun, et lootust on. See suhtarvu loomulikult on õige, et nii see on. Et väga vähesed projektid tegelikult jõuavad selle tulemuseni, et hakatakse päriselt midagi kaevandama. Aga see ei tähenda, et me ei peaks ise mitte midagi otsima, et see 100 või 1000 koht võib olla just siin, et see võimalus on alati olemas. Aga mida riik võiks teha veel, et mina ütleks niimoodi, et praegu nagu erinevad strateegiad, dokumendid ja erinevad arenguplaanid on väga hästi juba paigas, et need ilusti kirja saanud viimasel ajal nüüd. Et väga oluline oleks hakata kõik seda ellu viima, et nagu ma siin välja tein, on see tööstuse teekaart. Meil on see kriitiliste toormete uuringuprogramm, selle kõige taustal on Euroopa Liidu kriitiliste toormete määrus. Et kui me teeksime kõiki neid asju nii, nagu seal oleme kirja pannud, siis me jooksime juba päris heasse kohta. Aga nagu siin varasemalt välja toodi, siis kõigi nende plaanide elluviimiseks on tegelikult vaja väga palju raha, mida praegu ei ole. Et ehk siis seda rahastust tuleb ka otsida ja tuleb seada prioriteete, et teha neid kõige tähtsamaid asju, mis nendes arengudokumentides kirjas on. Ja oma poolt mina olen selle meelt, et alati on parem ehitada sillad kui müüri. Nii et ma tänan teid ja kõik teid, kes siia tulid kuulema. Nii et järgmise korrani.